Tere! Teeme nüüd siis väikse seeria Norra varustusest, mitte nüüd tavalisest klassikalisest ookeanipüügi varustusest, vaid veidi uudsest asjast, kui on tegemist kaldalt püügiga. Et proovime nüüd järjest teha sellise väikse seeria videoid, et järjest populaarsust koguvat püügiviisi ise ka tutvustada. Et peamiselt puudutame siis nii-öelda tonkapüüki söödaga ja peamiseks sihtkalaks on ikka nagu Norras paltus. Aga mis seal ikka, hakkame pihta. Laua pealt ei ole võib-olla kõike korraga näha. Esiteks rakenduste jaoks liider, fluorokarbon peaks olema vähemalt kuskil 50 kilose tõmbejõuga ja ütleme 0,8 kuni 1 millimeeter võib-olla läbimõõdult. Asi ei olegi niivõrd kala suuruses kui kivides, teravates kivides ja mis hõõruvad ja lõikavad läbi samuti erinevate kalade hambad. See on nüüd vahend rakenduste jaoks kindlasti. Eriti rasketes oludes võib minna vaja ka trossi, millest saab seada kas või lipsu või muul juhtudel kasutada, kui isegi liidri kipub läbi lõikama. Nii, siin on siis erinevad sorti konksud. Üldjuhul suuremad kui 10-0 ei ole endal vähemalt vaja läinud. Nüüd on siis see inline circle hook. Üks konks, mis peaks olema kindlasti varustatud. Ütleme number 10-0 inline. Inline tähendab seda, et konks on sirge. Ta ei ole painutatud kõveraks. Kõveraks painutatud on offset hook. See haakub hoopis teisiti. Kunagi jõuame ka selleni, aga soovitaks kasutada ikkagi neid inline. Nii, siis on nii-öelda tavaline. See on küll octopus hook, J-kujuga konks, J-hook, tavaline, sarnane. Nende suur vahe tuleb sellest, kuidas haakida või üldse mitte haakida, aga sinna teemasse jõuame ka. Siis on siin Kinetiku 9-0 pika säärega, 7-0 pika säärega, 3-0 ja siin on siis ütleme tavalise lestatonka jaoks tavalised konksud. Üldjuhul see pikk säär ongi vajalik selle jaoks, et sööta kinnitada konksule. Ja kuna Norras on igasuguseid mereelukaid, eriti krabisid, Kesk-Norras on peamiselt, tahavad seda sööta väga kiiresti ära süüa, siis on üks ülioluline asi, mida Eestis ei kasutata, see on mul käes. Kumminiit sööda kinni mätsimiseks. Ma võtan praegu need tangid korra, lihtsalt kerin siia. Niimoodi ütleme, et konksu ümber ja see sööt mätsitakse kumminiidiga täiesti tükk kinni. Ja see on väga oluline asi. Ilma selleta ei olegi mõtet püüdma minna. See on nüüd poolik rull. Siin on üks nüüd terve rull. Eestis neid hetkel on veel muidugi vähe saada. Nii, siin on tinad. Mõlemad on 120 grammised nii-öelda traatidega ookeani tinad. Tihtipeale tegelikult on seal kohalik äss öelnud, pole vaja traatidega tina. Õige tina liigub vooluga ja täpselt õigesse kala söömiskohta, õigesse kanalisse. Ja pealegi 120 grammi tegelikult on tihtipeale väike. Ütleme 150-st nii-öelda isegi 250-ni võiks olla tina. Ma tihtipeale kasutasin mitut tina koos, aga saab ka 120-sega. Siis muidugi erinevad igasugused pöörlad, klambrid. Siin nüüd nende otstarvet näitame edasi, kui teeme rakendusi, miks on siuksed haakideks konksud erinevad. Tavaliselt pöörlad erineva suurusega, rõngad,
siin on klambrid. Ja siis siin on veel väiksemad circle hook konksud, need on nii-öelda peamiselt abiks, rakenduste tegemisel järjekordselt näitame. Et eks konks olenebki nüüd sellest sihtmärgist, mida me püüdma läheme, et kui me ikkagi, kui on näha, et väiksem kala võib altust väga ei jahi, väga suurt sööta otsa ei pane, põhimõtteliselt kalast ja söödast, millega, peamiselt ikkagi söödast. Et väga suurele söödale me ei saa väikest konksu panna. Et siin on siis jah erinevad konksu suurused. Nüüd on igasugused abivahendid. Ütleme, need on nüüd hülsitangid. Ja siin on erinevad hülsid. Igat materjali, mis on, ütleme, siuke millimeeter või sinna kanti jämedam, on igatahes lihtsam ühendada hülsiga, kui siis siduda. Sidumine on, ta ei ole midagi keerulist, aga see on niivõrd jäik see materjal ja sõlmed on ebamugavam tegutseda, palju mugavam on hülsidega. Alumiiniumhülsid, kahesoonelised või ühe vahet ei ole, oleneb nüüd asjast, mida teha parasjagu. On sellised enam-vähem vajalikud asjad. Siis muidugi käärid. See on nüüd sööda kinnitamiseks konksule abivahend. Seda näitame ka rakenduste tegemisel. Järgnevalt erinevad traktorid. Siin igasugused pärlid, luminesseeruvad 8 jala imitatsioonid, valguspulgad, ujukid erinevatele rakendustele saab lisada, et muuta vahest ei tea, mida kala võtab, saab katsetada, alati põnev. See on nüüd üks osa nii-öelda tonka rakendustest, ütleme nii. Nendega saab enam-vähem kõik hakkama. Siin, muidugi tavalise lestatonka jaoks ja niimoodi peaks olema peeniksem liider, 0,4, 0,5 ja siuksed tavalised konksud, neid rakendusi müüa ka tavaline paternoster rakendus, nende tegemist ei hakka näitama. Nii, järgnev osa on siis džigid. Ka džigipüüki saab kaldalt väga edukalt teha. Siis raskused ütleme 20 grammist kuni võib-olla 100-ni. Mina ise 100 pole loopinud, see on piisavalt väsitav. Ütleme, need on siin 60-sed suurimad, et need on juba päris mõnus. Erinevad vestiini, sändi, liivaangerjat meenutavad väga edukad landid Norras. Siis on assist konksudega, twin assist džigid, mis kukuvad kiiresti 60 grammised. Nende puhul on oluline see, et ta ikkagi Norras tugev vooluse ja tuulega lant jõuaks põhja, et saaks neid põhjas olevaid elukaid püüda. Ja nende puhul on erinev püügitehnika, ütleme, speed jigging ja igasugused sellised huvitavad asjad. See oleks nii-öelda põhiline varustus, mida on nüüd rakenduste jaoks vaja rullide, ritvade ja asjade jõuame ka järgmistel kordadel. Loodan, et saite piisavalt targemaks ja kohtume jälle uuesti. Aitäh!